kui oleme armastanud, siis tunneme ka leina, kuid kes armastab, selle armastuse kaudu mõistab ka leina sügavust ja õnnistust. Teisalt nii-öelda piltlikult risti all seistes, sest paljud hauatähised risti kujutavad, ei seisa me mitte lootusetuse ja surma ees, vaid me seisame igaviku issanda palge ees. Me seisame elu ees, elu enda ees, kellest issanda rist, ülestõusmine ja taeva minemine meile kõneleb. Seega neil, kes on kogu oma lootuse oma elus ja surmas pannud issanda armule ja halastusele, neil, nii nagu nägija Johannes ütleb, ei ole enam seda osa, mis on meie kanda, leina, valu, pisaraid, kõike seda, mis on inimlik. Seega, olles inimesed, kuid teisalt, olles Jumala poolt vastu võetud, kui meie oma südame talle oleme avanud, siis elab Jumal meis ja taevas on, nagu ühes vanas legendis öeldakse, tõmmatud maa peal. See, mida juba enne Kristuse ilmsiks saamist, ilmumist arvati või usuti, et võiks olla võimalik, kuid väga vähesed rääkisid ja vaid nagu muinasjuttudes kõneldi, et taevas saaks tõmmatud maa peale, et me leiaksime ühe pidepunkti siin elus, et sellest osa saada, et see taevas võiks maad puudutada ja õnnelikuks teha. See on kätte tulnud neile, kellele Jumal ennast on Kristuses ilmutanud, sest just tema on Jumala pojana saanud meie sarnaseks. Ja mitte ainult rõõmus, vaid ka mures, olles kiusatud kõiges nagu meiegi, aga meie lootus on sellel, et temal ei ole olnud pattu. Ja kui me oma patud talle tunnistame, siis tema on tõotanud, et annab meile need andeks, kui me südamest tema poole pöördume. Ja tihti on võrreldud seda paika kodukalmistu kalmudel kohana, kus see on otse kui meie hingealtar, kus me võime pihtida ja kõnelda. Küllap on seda ka mitmed teinud oma mõttes, oma sõnades. Ja kes vähegi juba elukogemust omab, on korrakski seisatunud ja mõttesse jäänud. Võib-olla sellepärast ka on vanemad inimesed ikka nooremaid manitsenud, et nad kalmistutel ei räägiks väga kõva häälega või ei jookseks. Lapsed ikka tahavad ringi joosta. Et see on ka üks püha paik, aga mitte ainult sellepärast, et see on meie lähedaste liinna rahupaik, vaid ka sellepärast, et Jumal nende sündmuste kaudu, mida ajalik surm meie ellu toob, kõnetab Jumal meid igaviku asjadest. Minu kätte sattus eraldi välja antud Anna Haava luulekogu, kus on välja toodud tema vaimulik luule. Ja siin on üks huvitav ühisosa kõigil nendel luuleridadel. Nimelt kõik need vaimulikud laulud või luuletused kõnelevad päris tihti just seoses kaduvuse ja igavikuga ja inimeste selle küljega, või selle elukogemusega, mis puutub kokku just surmakogemusega. Kas või see, kui kaks inimest on omavahel seotud siin elus armastuse sideme läbi ja igapäevase eluga, ütleb Anna Haava nii: kui sa siit kaugel lähed, mind ära unustad. Kui silmad pisaratest mul ära kustuvad, ei siiski süda iial sind suuda vihata.
veel 1000 korda enam sind tahan armastada. Ja kui siit surmaingel siis tuleb viima mind, kui viimast korda tasa veel ohkab minu rind, ei siiski suuda süda sind ära unusta, veel 1000 korda enam sind tahan armastada. Ja kui vaim vabal lennul siis tõttab ülesse, kui isa heldus võtab mind omas ülesse, siis hõisates ma isal ja troonil tunnistan, kuis 1000 korda sind mina armastan. Sellest tunnetatud sõnumist me loeme välja seda, et armastus on tugevam kui surm. See lubab meil vaadata üle inimliku leina, kaotuse valu ja lasta nagu täna meie uue päeva kohale tõusta Jumala armu päikesel. Ja siis on nii, nagu seesama luuletaja ütleb ühes teises värsireas, mu südames on pühapäev, on vaikne rõõm ja rahu. Ei siit maailma kära hirm sääl eksitama mahu. Mu Jumal on mu lähedal, ma olen tema varju all, kui laps, kes isa süles. Mu Jumal on mu lähedal, ta õiget teed mul näitab. Kui elurist liig raskeks läheb, siis ikka jälle aitab. Ja kaugel taevast lahti näen. Oh, kui ju ükskord sinna saan, küll võib see õnnis olla. Sellisel ajal surnute pühal lähevad meie mõtted elu kõige tõsisema küsimuse juurde. Miks on maapealne elu lõpp ja olemas, mida me surmaks nimetame? Ja me oleme olnud selle tunnistajateks kahjuks liiga tihti. Ja see otse kui kuskil meie kohal, meie taga on meid ähvardamas kogu aeg. On inimesed, kelledest on jäänud meile, meie ellu sügavad jäljed. Aga meile endale on antud veel armuaega. Vahel mõtleme selle üle, et võib-olla need mõtted segavad meid elada. Need aga viivad meid ka sellele arusaamisele, et me peaksime ju kinnitama oma usku Jumalasse ja oskama elada selle teadmisega oma kaduvusest selles elus. Kui me tahame elada igavesti, tuleb meil sellest igavesest elust ja Jumala sõnast osa saada ja kinni haarata. Nii nagu see vanas legendis olev vägilane, kes otsib seda pidepunkti selleks, et taevast maa peale tõmmata. See tõde, mis meile selle loo peale mõeldes on antud, on see, et meie seda ise kunagi teha ei suuda. Aga Jumal on selle meie eest teinud Jeesuses Kristuses, kui ta sai meie sarnaseks ja tuli meie juurde, et meid lohutada, meid kinnitada. Oma püha vaimu läbi on ta 4 pühapäeval selle tõotuse ja rõõmu meile osaks andnud. Ja see siin alguses loetud salm Luuka evangeeliumist on üks lühike lõik Jeesuse ülestõusmise sündmusest, kus naised lähevad hauale ja leiavad, et haud on tühi. Ja neid küsitakse, miks te otsite elavat surnute juurest? Võiks öelda, et see on Jeesuse maapealse elu
kõrghetk. Meie elu muutub, kui me haarame kinni sellest teadmisest või kui me tunnistame endale seda, et me ei ole mitte kõik võimsad, et me oleme ajalikud, me oleme surelikud. Võib-olla just sellel hetkel ja need hetked tabavad meid just sellistel päevadel, kui me kalmistutel satume olema ühel või teisel põhjusel, võib-olla ka juba noore inimesena. Ja see on hea, et ka nooremaid inimesi võetakse sellistele teekondadele kaasa, nii nagu ka palvemajadesse ja kirikutesse elu sügavamate ja tõsisemate sündmuste juurde. Ärgem kartkem lapsi kaasa võtta, sest Jumal tõesti kõneleb ka nende südamete vastu. Oma Jumalaga jätmise kõnes ütleb Jeesus oma jüngritele nii: mina elan ja ka teie peate elama. See on nagu ettepoole vaatav vastus nendele naistele esitatud küsimusele haual. Siin Issand kinnitab ja tõestab elu kestmist pärast surma. Aga see ei ole nii, nagu mitmed kaasmaalased arvavad, et me saame elada mitu korda võib-olla ühes siis teises elus, mis on meie jaoks päris võõra mõtlemise sissetung siia meie inimeste mõtlemaailma. Piiblis räägitakse ühest elust ja sellest elust, mis valmistab meid ette igavikuks ja et igalühel on meist kanda vastutus selle elu ees. Nii tehtu, nii hea kui halva, aga tegemata jätmiste üle. Aga ükskõik, kui palju me ka ei pingutaks oma elu eeskujulikud ei elaks, me ei suuda täita kõiki Jumala nõudmisi ja tingimusi, seepärast me peame leidma armulise Jumala oma elus, nagu ütleb usupuhastaja Martin Luther, et üksnes Jumala armust võime me olla need, kes me oleme, nii nagu Paulus seda ise kinnitab. Meie lootus, igaveselu lootus on rajatud sellele tunnistusele. Issand ütleb, et mina elan, ka teie peate elama. Üles tõusnud Issand ise seisab siis otse kui selle meist elu ajavoolus lahutatud ja meist kaugenenud ja silmapiirile meie mälestustes võib-olla isegi väga juba ähmaseks jäänud inimese puhul sellel silmapiiril või vastaskaldal, tema ise saab sellelt silmapiirilt meile suureks. Üles tõusnud Issand seisab välja sirutatud kätega ja kutsub. Eile, kui paljude inimestega koos Jaani laupäeval seisime Püha kiriku juures ja seal kirikus, siis mitmed inimesed, kes esmakordselt seal olid, panid imeks, et kirikusse minnes neid haaras see pilt, mis selles kirikus on altarimaalina juba üle 100 aasta inimesi tervitamas. Seal on üles tõusnud ja taeva mineva Issanda kuju pilvedel ja õnnistamas neid, kes on tema juures.